mis ei olnud ainult krüpina tarvitusel siis. Väidetavalt on siis siia maetud ka esimene Tartu piiskop Herman, kes siis kuskil 1846 suresi ja tema oli siis, tal juba innep oli pümme ja siis ta pümmena oli siis ka tulnud siia siis kloostrina ja siin siis oma viimatse elupäevas siis müüda saatnud. Siinpool oli müür. Müüri paksus oli 2,3 meetrit. Sellel häälaol nii-öelda. Täpne kõrgus ole ei teeda. Praegu kahjuks on võsa peal ikkagi, et ta on sääne nii korgu on mõne kotta peal, aga tegelikult kui võtta see, et kui palju ta on müür ju satas niimoodi ümbre ja siis praegu näete õnne too väike jupp, aga kui ta vallale kaiba, siis too müür on üks korgem, aga keski teda siin vallale ei ka kaibma. Praegu muinsuskaitse ühtegi asja taastada ei luba, et õnne konserviiri ja tegelikult tuu kah, et nagu ma ütlen, ta tarvitati kivimurrusse ära ja huvitav on too, et siin ei ole arheoloogilisi kaibmisi süstemaatiliselt läbi viidu, et on tehtud sääne süvendeid, pruuvi kaibmisi, aga säänest suurt nagu kaibmist, nagu mõnen linnusel on tehtud, et siin tehtud ei ole millegi pärast, ma ei tea mille. Mis selle kohta viil kõnelda? Et kirik oli siis kloostri elanike jaoks väga oluline paik, eks see oli ju mitu korda päevane oli jumalateenistuse ja ma võtsin välja ka üte päevakava siis, määne päevakava siis kloostri noll, et asi hakkas pihta kell 1 süüse. Ei olnud määneski magamist. Oli vigiil, öinepalvus, hommikupalvus, ülemlaul, sealt mindi mööda öötreppi õkva magama. Kell 6 oli tõnepalvus. Minka tull esimene missa. Kell 7 raamatute lugemine ristikäigun. Ja kusjuures innepol siis oli lämmä üüjalanõu siis päivaste vastu välja vahetatu ja innast mõstu ka juba. Ja siis minti ristikäiku päevatrepi kaudu. Kell 2 oli 3. palvus, mille all peeti ümberkaudsete elanike ja külaliste tarbes missa. Kell 1 oli kapiitlisaalin, kapiitlisaal siis nagu kuunolekute saal. Peeti siis kuunolekut, millega osalesid kõik siis munga või nunna seisusena oleva kloostri elaniku, välja arvatu siis noviitsi. Noviitsi oli või siis noore, kes ole veel mungas või nunnas pühitsetud. Kell 10 hakkas tüü. Võtad ette, kella 1. Kella 6 saad väheke maada ja siis hakkas tüü. Kell 12 kirikun teenistus. Kell 1 lõuna reflektooriumin, kloostri söögisaalin ja talvel oldu ka ainumas toidukõrd päeva joosul. 1 toidukõrd päeva. Kell 2 tunnipalvus. Kell 3 opmine või tüü. Kes siis millegi oli. Kell 5 vesper ehk õhtupalvus, kirikun, päevakingade vahetamine öiste vastu. Kell pool 6 oli kerge õhtusöök. Kell 6 õdaku oli hilisõhtune jumalateenistus. Ja kell 12.30 öörahu. Selles hetkel ütsele ülesse tulla ja pihta naada. Et sääne oli
kloostrielaniku elu ja ega noh, ütleme, et söögikorra oles ka väega tegusa. Aga noh, mida ma olen öelnud Varrampa ja igasugust korda üle, et samas oli nendele kloostri elanikele siis oli ette nähtud lisas toidule ka õllenorm. Et vetes sai juua keskajal. Kas keski tiid? Mille kaivustest saa vett võtta? Halb vesi. Halb vesi, jah. Aga mille talv halb? Nii must oli kõik. Reovesi jooksis sinna sisse, vesi. See on ju Markuses või see Hassenis, kõik jookseb kuskil midagi. Jah, täpselt. Ja tähelepanelik lugeja. Ja veelgi see, et praegu on siuke puhas õhk. Aga kujutage ette seda haisu, mis siin oli keskajal. Esites inimeste, pidiva kohki käima. Ja tõses eläja. Kloostrine linnustena oli või eläja. Ja kui kloostrine oli kaiv, siis kui hoovum sul virtsa täys, siis tuled siin kaivu. Ja tollepärast saa vett tarvitada joogis. Et mõnel puhul küll tegeleti, Tallinnast on teada, et tegeleti, et kui vesi halvast lätsid, siis tuli see kaivu vaim ära lepitada. Ja siis kui lepitati kaivu vaimu, visati lõppu kasskaivu. Ja tollega siis lepitati. Ja peale toda siis arvati, et vesi on parem. et sääne, jah. Aga õllenorm oli kloostri elanikele 4,5 liitrit. 4,5 liitrit. Ütles sa pudelit õlut päivän. Siis pole süüa vaja. No, ma ütlen niimoodi, et siis kui sa ütles sa pudelit õlut ära jood, siis võib-olla kell 1 öös ongi nagu kergem olla seal. Või ma ei tea, või rasse. Aga muidugi õlu ees ole nii kange, et kui tänapäeva sääne 4,5, 5,5 sääne, siis ta oli ikka sääne lahja kate 3-kraadine õlu, et muidugi on ka kloostri õlu, mis oma mujal puhul oma eks kange, oma katesse ütesse 10 kraati, aga tuulaiga oli jah, see on see õlu oli lahja ja ta oli just too, et ta hääd pisiku ärseen, et kõlvas juua, aga muidu oli jah niimoodi, et kausike herneid ja 9 pudelit õlut. Aga ma loe siit, et aprillis 24 puhastati varemeid talgute korras võsast ning avati uus müürilõik. No tu ei saa olla hainakasvunu veel. Aga 2004. Praegu on 2005. Aga 2004. Ma ei tea, ma küll ei ole, ma kävesin kevää. 2024 aasta tagasi. Ja kui pärast on fotod kuskil täitsa tollest müürilõikust. Me saame siin ringi käia, mineva kõrd ma igatahes siis ma just lugesin ka, et ma näe midagi. Aga kui sa käisid ja ei ole, no siis no siis mina eest näe, jah. Et ma ütlesin seal väravakotusse, ma ütlen, et muidugi sääl, päris sellest maja alla ma eest näe, et seal oli pini ja toda. Tegelikult vist sinna ikka tohis minna küll. Jah, ei eks me ikka saame, meid on nüüd hulga, nüüd saame minna. Nüüd meid ei peata miski. Ma olen teist kõrda siin, ma olen ikka vahele, aga ma olen tõesti, ja esimene kõrd on mul tõesti, ma paku 20 aastat tagasi ja mul oli ühte soomlase Vaasast ja nende eriline huvi oli see Kärkna ja minu meelest oli avarust ja me nägime esiki mätsiti müürijuppe, sest Vaasan oli olnud katsistertslaste klooster ja Vaasast oli vett mööda võimalik tulla Kärknahe. Nii et ütlesõnaga, muidugi nagu me ka tahtsime tulla, aga ei õnnestu, et me tulime ka bussiga ja tegelikult on neil väga suur huvi selle vastu, sest tulti Soome lahte mööda, tulti, ma ei tea, kas nad tuli siis Peipsist, siis nad tuli Pedjajõk piti ja Amme ja Emajõgi ja ütlesõnaga oli olnud see ühendus Vaasaga. Ja, aga ma ei tea, kas sa tollest ka kõneletust Sannaluust või? Sa tiedad tollest või? No ütlesõnaga siin kirjutas, et on legend. Aga tegelikult soomlane on praegu välja või on juba andnud raamatu
mitte Keranen on ka Sanna raamatu kirjutanud, aga andma välja ikka natsika ajaloolise ülevaate saunadest ja seal on tal täitsa ikka dokumentidele tuginenud lugu. Siin Nett ütles, et on legend. Et ütlesõnaga Kärkna kloostri munkasid naati kahtlustama usust taganemiseni, et näeme nagu patuelun hakanud siin elama ja saadeti kontrolli. Seal on jutt, et Itaaliast tuli siis vaimulik kontrollma ja no taheti siis kontrollile teete hääd, milt küteti suitsusann ja viiditu värk sinna sanna kõik. Ja naati hirmsale pesma vihtadega ja lõpus oli siis kirjutatud visitatsiooniprotokolli, et me saame aru, et nad tahavad pattu kahetseda, aga no nii metsikult ei ole seda siiski vaja teha, et mindes puuma kohekile, kus elu läks välja, naatas pesma, mäntsi tegi nuusti või vihtuga, et tuled sinna raamatu. Ja mis, no ütlesõnaga jah, et tõmmake no tagasi, et nii usklik ka ei pea olema. Nii vaga. Ja tuu tegelikult lätt kohekile või on juba mäntsengi raamatu. Ma sa Edaveeroja käest küsida, et kas tuu on ilmunu või mitte, aga jah, et kuskile ta tule tuu lugu. Et tuu müts Edimetsi kah kirjeldusi suitsusauna pruukimisest Eesti alal. Tom teeda, et Munga võtseva selle üle, selle sannatamise ja tolles suhtes, et noh, et kontrolli tollel ajal, noh, kus nad saivadki tulla Itaaliasse, et noh, Roomast tuli või paavst saatse. Ja vaat selles suhtes on, kes see oli, see Moderna Wilhelm. Võt tema siin käigus ta oli ka see kontroll, ta on teeda nagu samasugune lugu, aga seda paigutatakse Padise kloostrile. Et selles suhtes, kui ma lugesin kah, siis ma jah, sellega otsin ja ma lugesin, et noh, tõetera seal kimmel on, ja seal võid see ka mitu kõrda olla niimoodi mitme kotta peal, ja selle Moderna Wilhelmil oli veel sääne nagu soovitus, et kuna nad nuhtleva hinnast siis ei ole vaja massu tõsta. Et on ka praegusele valitsusele või öelda, kuna me nuhtleme hinnast sannan siis ei ole vaja massu tõsta. Aga jah, et tolle kotsil jah on teeda sääne lugu. Aga noh, kui jah, Markus siia tull, siis no ega siis teda keski siis kloostri nagu olamas lase, et ma küll püüdsin kirjeldada, et määne ta võiks olla ja sääne, et noh, et säänest aoluulist seda siia sisse panda. Aga pärisest siias lastat teda, kui seal pool asusi Värte, siis noh, seal pool oli ka sääne nagu väiku küla, kus siis olgi see käsitöölise inempalt jaolt. Ja noh, kloostri jaos oli ka vaia ju säänest, et klooster tegi küll palju asju, et kloostri on ju see töö tegemine ja selle kaudu nagu noh, tehti palju asju ära toiduga ja kõik, aga noh, tõesti oli üks väläspoolt ka vaia. Ja siis oli sääne väiku külakene siin ja kimmel oli seal virts. Olen ma ole kindel. Aga jah, sääne tall ja mul on jah tollest kahju, et siit, kui ma kävedada kaeman, siis tundusi küll, et noh, et veetaset on küll ja veel, et siin on ka noh, kopra tegutsemist on päris palju, aga noh, siin selle jao peal tammees paista olevat, aga jah, need Lodjakoda ütel, et ei julgu tulla siia ja et noh, Lodi küll on nii, et ta peas siin mööda liket kastet ka minema. Aga selle, et noh, tal on süvis, see on maru veiduke, et noh, selles suhtes ta oligi nagu hästi oluline kaubatarbes, et ta sai hästi kalda lähkule minna. Tal ei olnud vaja seda, et mõne suure koge pealt sa pidid nagu kauba ümber laatima, aga Lodi sai õkka kaldale tulla. Et harva, kui oli see, et päse ja tull siis seda panda. Et ma käin nüüd, et ma lugesin Hargla seda apokriivad, et siis Hargla oli ka lottidest nüüd kirjutanud. Aga tema ilmselgelt olles Lodjakoja on käinud. Selle, et ta kirjutab, et lottide kaerutati. Et nii palju, kui ma olen teda uurinu ja Lodjakojast küsin, siis lottidega saerutata. Lodjal oli see dokk, millega lükati siis kaldast eemale hinnast. Et aerulottidel sa oled. Aga siia ta välja tull, siia selle alla. Ja siin on selle sama Amme jõeveeren siis ja Vallikraavi peal siis oli üks vesiveski, mis öeldakse, et on kõige vanem teeda olev Eesti vesiveski kotus siin samal Kärknal.
aga noh, praegune on ehitatu kuskil 1700 minka, et ta ei ole see algne, et ta tehti, noh, siin tehti kõik maatasa ja siis pärast tehti see vesiveski vahtsest siis mõisniku jaoks üles. Et see on. Vot, aga Kaemi, kas me siit murrame läbi? Mine essi. Mine essi.